igal ajahetkel on omad need olulised asjad, et no näiteks tavaliselt, mis see siin turule tuli AIDS, eks, et enne seda oli selliseid vabasuhteid oli väga palju, tuli AIDS turule, oluliselt hakkas selline monogaamia ja paarisuhe hakkas nagu rohkem domineerima. Loomulikult on see paarisuhtele väga suur väljakutse, et kuidas nii-öelda selle avatud suhtega toime tulla, et tõepoolest see nõuab väga suurt nii-öelda teadlikkust, vastastikuseid kokkuleppeid, väga palju iseendasse vaatamist ja ma arvan, et üks oluline aspekt on veel siin, et kui me räägime seksuaalsetest vajadustest, et siin tuleb teadvustada, et kas küsimus on ikkagi ainult rahuldamata seksuaalsetes vajadustes, vaid on seal taga, neid ei saa ju tegelikult eraldada, et kui see on ikkagi seotud ka läheduse vajadusega, turvalisuse vajadusega, hellitustega, et siis ei ole küsimus ainult selles, et ma saaksin seksuaalse rahulduse, et ma võin leppida sellega, et okei, et kui mina ei taha nii palju seksi kui mu mees, et las ta läheb seksib mujal, aga et kas ta tegelikult saab täidetud need vajadused mujal, kui need on kas siis juhusuhted või siis polyamooria puhul kindlad suhted. Toivo, sa mainisid siin positiivne psühholoogia. Palun ava meile natuke, mida sa nagu mõtled selle all ja mis on need võtted või kui nüüd just nagu eriti nagu seksuaalsuse puhul? Ja, et positiivsest seksuaalsusest mõtleks niimoodi, et minu jaoks on see selline, ma ei taha öelda teraapia kontseptsioon, et tavaliselt muidugi sina võid vastu vaielda, kui sa teistmoodi teed, aga tavaliselt kui inimene läheb terapeudi või psühholoogi poole vastuvõtule, siis tal on mingisugune mure ja ta eeldab, et see mure lahendatakse, see eemaldatakse seal ja ta saab normaalsele tasandile tagasi. Aga see on selline laeva sünonüüm, alati räägitakse positiivses psühholoogias, et kui laev hakkab uppuma, siis tuleb augud kinni panna ja laev siis tuleb mere peale tagasi, aga ta on seal sama koha peal, ta ei lähe kuskil edasi. Positiivne psühholoogia ja positiivne seksuaalsus on see, mis annab sellele inimesele nagu purjed, et ta annab võimaluse edasi areneda selles valdkonnas ja minna paremaks. Ja tegelikult, mis minu enda isiklik arusaam, et mida peaks tegema inimese seksuaalsusega, on see, et tuleb taastada tema algne puutumatu seksuaalsus. Et see, et inimesed on seksuaalsed, see on juba tuvastatud ema-üsas. Poistel tekivad erektsioonid, tüdrukutel saab sonograafidega ja vaadata tupepiirkonna ja häbemepiirkonna erutust. Ja väiksest pärast, kui nad sünnivad, neil on see kõik on olemas. Neil ei ole muidugi seda stiimulit, mille peale seda erutust tekkida aga neil on kõik olemas, nagu Freud ütles selle kohta mitmekesiselt perversne. Perverssed on lapsed, et perversne tol ajal ei olnud üldsegi mitte halb sõna, et see näitas seda, et ta on seksuaalselt mitmekülgne, et see kõik on tal olemas. Ja mis siis siin inimesega juhtub, kui ta siia maailma tuleb? Väiksest pärast juba käsi on püksis või tähendab mähkmes ja katsub ja emme ütleb, ära puutu seda, päh. Ja kõik need ühiskonna keelud ja käsud hakkavad seda seksuaalsust nagu muutma. Et positiivne teraapia või positiivne psühholoogia on see, kui sa üritad inimesel taastada seda tema algset puutumatut seksuaalsust, teha ta uuesti puhtaks kõigest sellest asjast, mis ta on nagu elu jooksul juurde kogenud. Ja see annab nagu võimaluse siis tal edasi minna. Jah, et kui inimene on rahul, et milleks teda torkida, et las olla rahul ja ärgu parem tehkugi midagi muud. See võib ka õige strateegia olla. Aga kui inimesel on ikkagi mingisugune probleem, et ta nagu tahab teada või tahab teistmoodi õppida midagi selgeks või midagi juurde. Et see ei pea olema paari probleem üldse, see võib olla inimese enda probleem, et näiteks inimene tuleb, ütleb, et ma olen oma abieguluga olen rahul. Me seksime naisega regulaarselt, kõik on hästi, aga ma siiski tunnen, et ma tahaks midagi teistmoodi ja juurde veel, et ma ei taha mingit teist naist. Aga et kas oleks võimalik, et ma selleks teistmoodi, et ma mäletan, kui mul olid esimesed vahekorrad, mis tunne see oli? Mis tunne oli esimest korda suudelda? Ja vot see ongi, et see kuidas seda asja tegema hakatakse, siis ongi, et viid inimese sinna tagasi, kus sul need esimesed korrad olid. Et tuleta meelde, mida sa tundsid siis.
ja see on tegelikult vaimses mõttes on ta selline väga värskendav. Et sa võtad kõik need vahepealsed aastad nagu ära, sõltub inimese muidugi sellest ettekujutusvõimest ja fantaasiast, et kuidas ta saab minna sinna tagasi, kujutada kõiki need asju detailselt ette. Ja ta saab selle siis sealt sinu juurest minnes, saab oma kodus nagu üle kanda paari suhtesse ja et see on see edasiminek, et see ei ole see, et mul ei lähe kõvaks, et tehke mul kõvaks. See on, selles mõttes on ta, nagu Heidi küsis, et see on positiivne seksoloogia või positiivne psühholoogia ka. No sealt me jõuamegi võib-olla siis noorte juurde ja tegelikult meil veel, ma arvan, jätkub veel sellest avameelselt abiellust veel ka juttu, sest et seda lugesid väga erinevas vanuses inimesed, eks ole ju. Ja ma veel võiksin öelda nagu selle kohta, et minu jaoks, kui ma siin Eestis seda lugesin, oli ka nagu suur avastus ja positiivne asi just see, et see ei ole väga palju aegunud see raamat sellest aastast 65-74. Sealt küll jäeti vist üks peatükk ära ja on natuke seal nagu vist kohandatud seda nagu Nõukogude Eestile nagu kohaselt, aga muidu on seal nagu üsnagi tähtis selline sõnum, et tegelikult see seks ongi inimsuhted. Kõigest hoolimata, et seal antakse ka nagu sellist nagu tehnilist teavet, sealt tegelikult rõhutatakse just seda, et kuidas teine inimene tuleb nagu tõesti arvesse võtta ja mis minu meelest oli ka positiivne näiteks seal, et nagu sa mainisid, Toivo, seda eelmängud, et seal näiteks just rõhutati hästi palju ka, võib-olla need soorollid on küll natuke seal ka sellised teatud mõttes vanaaegsed, aga et üldsegi rõhutati seal seda, et milline vastutus ka mehel on selles seal seksimisel, et tuleb võtta nagu teine inimene, siis naine arvesse, et siin, et see oli tõesti nagu selline kuidagi selline väga humaanne teos, võiks öelda. Kas sul veel tuli sellest raamatust midagi meelde? Ja ma olen nõus sinuga, et nagu ma ütlesin tegelikult seal intervjuus ka, et ma üllatusin positiivselt, et see ei ole üldse nii aegunud, et ma hakkasin seda lugema ootuses, et siit tuleb mingisuguseid väga erilisi pärleid või sellist humoorikat, võib-olla sellist et aegunud seisukohti, aga mulle meeldis nii-öelda või vähemalt see, kuidas mina seda lugesin või mis mina välja lugesin, et ikkagi aegumatu lähenemine seoses sellega, et seksuaalsuhe, seksuaalsus on nii-öelda kahepoolne protsess, aga mõlemale vastutus sa tõid välja, et just kui mehele vastutus, aga mulle väga meeldisid ka need kohad, kus oli antud naisele vastutust just selles kontekstis, et ka naine vastutab selle eest, et temal oleks hea. Ja ma tegelikult võib-olla üks ootus seda raamatut lugema hakates oligi see, et mis meil on siin vahepeal ka ringlenud sellised seisukohad, et nõukogude ajast, et naistele soovitused, et kui mees tuleb töölt koju, et siis tee ennast korda ja eks ole, tõmba kortsud kuskile kõrvade taha ja ümmarda ja teeninda meest, et siit ma ei tajunud väga palju sellist käsitlust, vaid pigem oli see, et naine, sul on ka õigus nautida, suuna oma meest, ütle oma mehele, mis sulle meeldib, kuidas sulle meeldib. Et ma tegelikult täiesti julgeksin soovitada seda praegu ka tänapäeval lugeda paaridel ja mitte ainult paaridel, vaid ka isiklikuks nii-öelda seksuaalteemade mõtestamiseks. Ja mul on tegelikult võib-olla isegi kahju, et ma seda varem ei leidnud või saanud ka sõpradele siis, kui ise teismelisena hakkasin neid teemasid uurima, sellepärast, et meil kodus oli vist jah, meil oli ainult siis meditsiiniline entsüklopeedia, mis oli üsnagi otsekohene, nii et seal väga seda psühholoogiat ei olnud, seal olid küll väga selged värvilised pildid anatoomiast, aga seal oli seletatud, kuidas siis kuidas lapsi tehakse või kuidas see bioloogiliselt käib, aga kõik muu oli, kõigest muust seal sellest kõige rõõmsamast pooles ei olnud mitte ühtki sõna. Ja jah, tõesti nagu
noh, eks muidugi Soomes samal ajal meil oli filmid ja me saime nagu juba selle meelelahutus muidugi maailma kaudu ka üht ja teist infot, aga näiteks mina näiteks, ma vist natuke ütlesin liiga optimistlikult, kui tuli äkki see küsimus seal selles raadiosaates täna, et noh, kuna ma seda Soomes ei avastanud ja siis mul tuli meelde seal ka see, et ega tegelikult teisi raamatuid ka ei olnud niimoodi, et neid oleks väga koolis näiteks soovitatud noortele lugeda, et see oli nagu tegelikult see oli ikkagi lõpuks siis puudulik see seksuaalkasvatus noh, Soome koolis ka seal noh 70-80-ndatel, et ühesõnaga mina näiteks mäletan oma nii-öelda seksuaalkasvatusest väga hästi selle, kuidas ma sõbrannaga, me võisime olla 16-17, leidsime siis prügikastist pornoajakirju, mis oli väga põnev meie jaoks. Ja see pild nagu, konkreetsed pildid tegelikult nagu, nad olid tegelikult päris süütud pornoajakirjad ja. Siis see oli erootika. Ja ühesõnaga mis? Teil vedas rohkem. ja ühesõnaga noh, nii see nagu sealt see vestlus nagu hakkas ja niimoodi, aga et kuidas siis tänapäeval, kas oskate öelda, millist seksuaalkasvatust tänapäeva noored Eestis saavad ja kas see on piisav ja või kas see on? Mulle tundub, et siin on hästi erinevaid seisukohti ja see ongi kindlasti kooliti väga erinev, aga mulle isiklikult tundub, et tegelikult on asjad, ütleme, et viimase 10-20 aastaga väga palju paremaks läinud. Et ma käin ka aeg-ajalt koolinoortele rääkimas suhete teemadel, seksuaalsuse teemadel, seksuaalvägivalla teemadel. Ja tegelikult nii-öelda mida aastad edasi, seda järjest enam ma üllatun, kuivõrd asjatundlikke küsimusi küsivad juba 6., 7., 8. klassi õpilased. Et tegelikult see baas on nendele üsna hea antud, loomulikult on erandeid, aga et see teadlikkus on järjest ja järjest paranemas. Nagu vanemate poole antud baas? Ma arvan, et see on nii seksuaalhariduse teema, no siin ma tahaks, ma arvan, et Eesti Seksuaaltervise Liidul on väga suur roll selles, et mis on toimunud meie seksuaalhariduses viimase 20 aasta jooksul. Kas koolides käib töö? Koolides käib töö. Lapsed on nagu teenagerid ja ma ei ole midagi kuulnud, see oli minu järgmine küsimus, et mis peaks lapsevanem tegema ja mis vanusest peab regulaarne suhtlemine lastega sellest algama. Ma arvan, et seksuaalteemadel suhtlemine algab lapsega mingis mõttes juba tema sünnist saati, et sünnist alates. Et loomulikult eakohaselt rääkides, aga et neid teemasid me ei saa võtta, et 5. eluaastani me nendest teemadest üldse ei räägi, et siis me hakkame rääkima. Et see käib, see on ju osa elust. Kuidas palun? Nad hakkavad ju, just nimelt, nad hakkavad küsima. Nad hakkavad väga noored küsima. Enne kui ta küsib isele porno... Ei, loomulikult nad leiavad ja sellepärast ongi oluline ennetada, et see on võib-olla praegu kõige selline, see on minu isiklik hinnang, kõige nõrgem koht, et seda natuke lükatakse veel liiga kaugele. Et kui me räägime sellest, et näiteks 9-aastasel tüdrukul tekib menstruatsioon ja see ei ole väga haruldane, et see ei ole küll tavaline, aga et kui ta ei ole sellest mitte midagi kuulnud, mitmendas klassis käib 9-aastane tüdruk? 3. jah, et juba selleks ajaks peaks olema see teadmine, mingid teadmised neil olemas. Ja kui palju see teadmine motiveerib edasi arenemiseks, et nagu ongi küsimus, et on laps, kes suht väike, ma ei tea, 10-aastane, 12-aastane, ammugi 14-aastane ja jutustada, hakata temaga avameelselt seksist rääkida kõikidest võimalikudest naudingudest, lähedustest. See on nagu põhimõtteliselt instruktsioon minna eksperimenteerida. Kuidas seda vahet pidada? Nad saavad seda materjali praegu ülivara kätte ja me ei saa seda kuidagi nagu keelata ja takistada, ma arvan, et ei peakski. Oluline on see, et nad teaksid, et see, mida nad saavad kätte, mis see tegelikult on, et see ei võrdu reaalsus. Loomulikult tekib huvi ja nad vaatavad ja see on ka osa seksuaalsest arengust, aga kui neil on eelnevalt teadmine,
et noh, näiteks pornograafia, et see ei võrdu reaalsus, et siis nad õpivad natukenegi nii-öelda noh, võib-olla kriitilisema pilguga vaatama, et see ei kaota nende huvi ära. Aga et neil endal, nad ei loo seda, jah, ma arvan, et kõige olulisem on see, et nad ei loo võrdusmärki selle reaalsusega. Lapsel peab olema usalduslik vahekord vanematega, siis ta räägib kõike ära ja vastavad küsimused ja ta usaldab. Ja mingist hetkest on ka normaalne, et laps enam ei taha küsida oma vanema käest. Noh, teismeline laps, tal võib olla usalduslik suhe oma vanemaga, aga ta ei pea tingimata küsima oma vanema käest. Et tal on mugavam seda infot saada ka mujalt. Jaa, mul veel tekkis see küsimus, sest mul oli väga haruldane olukord rääkida sellise kuulsa doktoriga kui doktor Normaniga telefoni teel. Ja osa teist siis tunneb teda, ta on juba päris eakas siis doktor, kes siis Tõnu Ots, kes siis omal ajal vastas siis noorte nõukogude ajal 80-ndadel veel ja nii vastas siis noorte küsimustele ajakirjas ja ajakirjas Noorus, et ja tõesti noortel oli väga palju küsimusi ja ühesõnaga ja siis doktor Tõnu Ots rääkis siis ka sellest, et kuidas tal on mure nagu tänapäeva noorte puhul just see, et talle tundub, et noortel on seksuaalsus on kuidagi nii, et see ei ole nagu enam tunnete teema, vaid pigem nagu kokkuleppe, et et kas lähme täna kinno või kas lähme täna seksima. Ja et seal ei ole nagu sellist loomulikut lähenemist noorte vahel enam. Mis te siis sellisest mõttest arvate? Kui mina kunagi käisin seksuoloogide koolitusel, siis meil oli selline üks õppejõud, kes ütles, et seks ilma tunneteta, see on nagu seks laibaga. Ja me kõik naersime ja mõtlesime jube hästi öeldud. Aga mida rohkem aeg edasi on läinud, seda rohkem ma olen tegelikult hakanud mõtlema, et kas seks ilma tunneteta võib ka päris hea asi olla. Et sõltub ajast, olukorrast ja paarist. Et see ei ole nii kategooriline asi, et ta peab olema tingimata suhe ja tunded selle juures, et noh, Tõnu on vana kooli mees, et tema räägib nii, nagu tema arvab, et on õige, eks. Aga ma arvan, et aeg muutub ja meie muutume ja ma ei leia selles mitte midagi halba, kui kaks täiskasvanud inimest või mõistuse korras olevat inimest oma vahel kokku lepivad ja ütleme, et me seksimegi. Võib-olla see vahe on just selles, et kui on nagu tegemist nagu täiskasvanute inimestega, kellel võib-olla on juba mingisuguseid ka selliseid tõesti lähedasi intiimsuhteid olnud, aga ma mõtlen pigem just, et see, et kui noored kui see võib-olla pigem see teema, kui noored alustavad liiga vara seda seksuaalelu. Ja mis on siis liiga vara põhimõtteliselt? Seda ma ei oska öelda. Võib-olla enda jaoks liiga nendele. Ei, aga küsimus spetsialistidele, et tõesti, kas peab õpetama lapsi olla pigem ettevaatlikumad sel teemal või kui juba teadus õpetab niimoodi vägivallas kõik võimalikud riskides lapsed teadlikud, siis las seksivad kohe, kui saavad. Siin kuidagi kisub jälle nende numbrite poole, et kust me selle piiri tõmbame. Ma arvan, et seda on väga-väga keeruline teha, et loomulikult, kuidas ma ütlen, et mina olen kohanud ja töötanud 13-14 aastaste emadega. See tähendab seda, et järelikult on nad juba seksinud. Et ja ma ei saa öelda, et see kindlasti, et nad tulevad imehästi toime või nii peakski olema. Aga ma arvan, et need asjad juhtuvad nii. Ja kui meie hoiak või seisukoht on kuidagi hukkamõistev või kritiseeriv, siis me tegelikult me ei aita edasi neid emasid ega ka kuidagi ühiskonda. Eks ilmselt see keelamine just ongi kõige hullem, sest see keelatud vili tegelikult ma arvan, et üks asi on nagu keelamine, aga siin on väga-väga palju muid faktoreid, mis panevad inimest ühel või teisel ajal seksuaalelu alustama või siis mitte alustama. Ma mäletan, kuidas ma kadetsesin nendele sõbradele, kes juba
13-14 aastat olles jutustasid oma saavutustest. Luiskasid nagu nii. Ja ükskord, kui me istusime juba 30 lähedased suures seltskonnas, ütlesime, aga nüüd olime kõik vanad ja lapsega, võime ausalt öelda, mis vanusel algas see seksuaalelu ja hakkas selguma, et kõik olid enam-vähem 17-18. Ja mõtlen, et luiskasid. Kõik need jutud olid välja mõeldud. Aga kas on selline asi nagu soovitatud seksuaalelu vanus või keskmine või normaalne? Ei saa. No mida saab vist uuringute põhjal, nii palju kui minul on silma jäänud öelda, et see seksuaalelu alustamise vanus ei ole väga palju viimastel aastakümnetel muutunud. Et seal on, kui me räägime Eesti kontekstis, võib-olla sa oskad maailma või laiemaid uuringuid tähendada, et see suhteliselt... Maailma kontekstis toimuvad need asjad sedasi sinusoidi pidi. Et kord ta tõuseb, kord on vabameelsem, kord ta on konservatiivsem ja kõige vabameelsem aeg oli ta 60-ndate lõpus, kui oli see hipiperiood oli Euroopas ja üldse mujal maailmas ka. Siis vahepeal ta on konservatiivne olnud, siis jälle väike jõnk selles ja praegu on tendents, et ta läheb jälle konservatiivsema poole, mis tähendab seda, et sekselu hakkab natukene hiljem jälle ka lastele. Kõik need hõbesõrmuse liikumised ja mis on üsna aktiivsed ja et enne abiellumist ei ole vahekorda ja... Kas varajane seksuaalelu on reaalselt kellelegi halva teinud või mitte? Tähendab sellised kohordiuuringuid tõenäoliselt ma ei tule meelde, aga see, kuidas seksuaalelu alustamise vanus korreleerub mingisuguse paarisuhte rahuloluga, selliseid tuleb küll, aga ma ütlen, et need uuringud on niimoodi, et on uuringud, mis ütlevad, et ei ole üldse seotud. On uuringud, mis ütlevad, et mida varem hakkad, seda parem paarisuhe, on teised uuringud ütlevad sellised, et mida hiljem hakkad, seda parem on. Et selles koha pealt ei saa ühtegi sellist empiirilist tõendusmaterjali öelda. Sõltub väga palju kultuuri kontekstist, kust, mis maal see tehtud on ja nii edasi. Võtame, me siin oleme harjunud oma kristliku kultuuriga, võtame moslemi maad, et ongi normaalne on siis, kui pannakse mehele ja esimest korda täpselt siis, kui oma mees nagu võtab, ole see siis 12-aastane või 10-aastane ja siis pärast oled väga rahul loomulikult, sest ei olegi mõtet küsida, sest ta ei ole kedagi teist näinud. Mingis Aafrika riigis on ju niimoodi, et vanemad naised kontrollivad enne abiellumist selle tütarlapse või kandidaadi üle täitsa. Niimoodi, kas telgis või kus need... Mis mõttes üle? Maja on see. Mis mõttes? No sellist asja ei ole võimalik kontrollida, et tänapäeval ma tahan seda küll öelda, et naistearstide seisukoht on see, et ka naistearstid ei saa läbivaatuse käigus öelda, kas see on tegemist nii-öelda süütu tüdrukuga või mitte. Et see on küll üks müüt, mida ma aeg-ajalt ikkagi ka kuulen ja mida ka Eestis ka oma kolleegidelt kuulen, et küll emad ja ma ei tea, kes toovad oma tütreid ja tüdrukuid kontrolli, et palun tehke kindlaks, kas ta on süütu või mitte. Siiamaani, jah. Tuleb ette õnneks vist järjest harvemaga. See on jah kultuuriga väga seotud ka, et see on väga levinud ka see süütuse müüd või see nõue ka teatudes kultuurides ja siis on igasuguseid trikke tõesti tehakse, et saadakse isegi uuesti süütuks, kui juba nii on juhtunud, et enam ei ole, et see on jah selline hästi kultuuriga seotud nähtus. Sa, Toivo, mainisid sellest konservatismist ja tegelikult ma siin lugesin natuke neid uurimusi, mis Soomes on tehtud seksuaalsuse kohta ja on väga selline lai pikaajaline uuring, Finsex nimega ja seal on tõesti need esimesed uurimused soomlaste seksuaalsuse kohta on 71. aastast ja siis on nagu järjest tehtud neid, nii et näiteks nüüd viimane oli 2015, mis siis hõlmas mingi 6000 inimest vanuses 18 kuni 79 ja ühesõnaga seal väga erinevad nagu seksuaalsuse aspekte ja osasid, mingi 30 erinevad, et
see uurimus küll, kui ma need kokkuvõtteid vaatasin, netis on see täiesti kättesaadav, siis noh, need kõik statistika ja selline põhines küll väga palju numbridele. Aga seal oli ka seletused juures, et huvitav, et miks nii ja nii. Ja üks selline huvitav teema oli näiteks see, et kui vahest mulle tundub, et see ühiskond ja see meelelahutusmaailma kõik, et see on kuidagi nagu üle seksualiseeritud lausa ja seksi tuleb igalt poolt ja noortel on ka võib-olla täiesti nagu kuidagi suur stress ka sellest, et tuleks seksuaalelu väga vara alustada ja nii nagu siin juttu oli. Ja siis nagu tegelikult need uuringud näitavad nagu Soomes, et sellest hoolimata, et me saame vabamalt ja vabamalt sellest seksist rääkida ja seda nagu on igal pool näha, tunda, kuulda, nii. Ja siis sellest hoolimata soomlased seksivad kogu aeg vähem ja vähem. Ja teine asi, mis oli minu jaoks ka huvitav, et just see sama konservatism, ma ei tea, kas see on õige sõna, see konservatism, aga just see, et kui 70-ndatel vist oli mingi peaaegu iga kolmas soomlane ütles, et pole nii hullu, kui mees naine pettab, et oli palju selline avatum suhtumine sellesse, et oma paari suhtesse ja nendesse kõrvalsuhetesse, siis nagu tänapäeval see protsent on umbes 5-15 ainult, kes arvab, et see on täiesti okei, et teisel siis, et omal partneril on siis ka teisi partnereid, et seal on, ma ei tea, sa mainisid selle AIDSi või nii, aga ma ei tea, kas see võib, kui me mõtleme, et AIDS on ju ikkagi tänapäeval on see haigus nagu üks teinegi tegelikult. Kui sa saad õiget ravimed õigel ajal näiteks, siis sa enam ei sure selle kätte. Ja ma tean ka inimesi, kes tegelikult võtavad seda prolaktikat ravimed ka, nii et kui neil teavad, et neil on suur risk tegelikult, näiteks homoseksuaalsed suhted või nii, siis et tegelikult see, mis oli see nagu see AIDSi hirm mingi, see oli pikalt väga suur, et tegelikult võib-olla enam see ei olegi see teema, seal on võib-olla mingi muu asi, miks inimesed miks on nii, et inimesed seksivad kogu aeg vähem ja samal nad on ka teatud mõttes, seal oli teisi aspekte, mitte konservatiivsed, siis jälle, kui me räägime näiteks seksipoosidest või pornograafiast, siis seal jällegi nagu inimesed on palju katsetuslikumad või kuidas öelda. Aga just selles nagu, et see näiteks petmise teema. Ja teil ka vist on see petmise teema on ka loomulikult see üks teema, mis nagu terapeudid millega terapeudid puuduvad kokku. Selle soomlaste sekskäitumist mul ei ole päris hästi meeles, mu hea sõber Osmo Kondula uuris seda. Ja tema ongi see professor, keda unustasin mainida. Tal oli mingi seos, mingi hüpotees selle kohta, mul nüüd täpselt ei tea, soomlaste seksi kahanemise ja sotsiaalse kapitali kohta. Mul praegu ei kujuta ette, mis seos see oli, aga tal oli mingisugune idee igatahes sellega seoses oli, et ka juba ta vaatas seda masturbeerimise asja ka. Et täpselt see on mõte, et ma julge seda öelda, jah. Aga see kindlasti ega see AIDS ja konservatiivsus, et võib-olla nad sattusid lihtsalt ühte aega kokku sattusid, aga see järellainetus kindlasti kartus selle tõttu, et sulle tuuakse paari suhtesse mingisugune haigus juurde, et ma pigem ikkagi arvaks seda, et lisaks loomulikule selle liberaalsuse konservatiivsuse vaheldamisele, siis ka see ikkagi mõjutab veel, sest seda, et teda saab ravida, teda ei saa ravida, teda saab ohjes hoida seda viirust, aga jah, pigem on see hirm ja just on hakatud ka rääkima, et see ei ole mitte homoseksuaalide haigus, et on just biseksuaalide haigus ja abielu inimesed on need, kes kõige rohkem nakatavad ja seda infot tuleb palju ja kui inimene seda infot kuulub, siis ta ikkagi tekib hirm nii või naa.